sinu aeg särada. Faceline, sinu ilu kaitsel. Tere taas, kallid hooajavaatajad! Jaanuari lõpp annab hea võimaluse korraks peatuda ja vaadata tagasi möödunud aastale. Nii ka meie tänases saates, mil toome teieni veel eelmise aasta lemmikud. Saatelõigud, mis pälvisid enim tähelepanu nii televaatajate kui ka meie toimetuse seas. Talvisel hooajal, kui meie näonahk vajab eriti head toitmist, on ideaalne kasutada Matter of Fact tooteid. Ja kui juba Katrin Sangla need heaks kiidab, sest ka meik püsib paremini, siis järelikult on tegemist imelise brändiga. Järgnevas saatelõigus jagatakse ka üht supernippi. Mõni saade tagasi tegime tutvust teaduspõhise nahahooldusbrändiga Matter of Fact. Aga Katrin, kui olulist rolli mängib korralikult hooldatud nahk meigi tegemisel? Ma võiksin öelda, et üht kõige olulisemat, sellepärast, et korralikult hooldatud nahk, selle peal näeb ka jumestus väga hea välja. Tegelikult ma tahtsin näidata naistele ühte nippi, et see on, kui sa oled siiani harjunud kasutama kas meigi alla, meigikreemi või seerumit, siis oled sa mõelnud sellele, et juhul, kui sulle tundub, et sinu meigikreem või jumestuskreem, puuderkreem on natuke liiga paks, et sa võiksid tegelikult segada seda seerumit meigi sisse. Ja Merle peal mõtlesingi seda näidata. Ma võtan nüüd selle Matter of Fact seerumi ning seganda jumestuskreemiga, sellepärast see on seerum, mis sobib hästi rahustama nahka ja kui nahal on selline õrn punetus või kui tal on liigne kuivus, siis tegelikult saad sa selle ilusti maha rahustada ka selle seerumiga. Nii, kui sa nüüd näed, siin on seerum ja jumestuskreem koos, et sa võid teha seda käel, kui käed on puhtad, võid teha kodus mingi aluse peal ning alustadki otseselt hajutamist ja kui sa nüüd vaatad, paned sa tähele, et see jumestuskreem muutub hästi õhukeseks ja loomulikuks, kuid nahale jääb selline särav ja elus läige. Sellepärast, kui nüüd rääkida meigimoest, siis veel kuskil ei ole kadunud ka selline elus läikiv ala puhta tüdruku või siis meikimata jäänud mulje. Ja Merle, ma näitan sulle, et tegelikult saad sa selle seerumiga lahjendada ka oma bronserit. Ehk kui sa nüüd tahad kahvatu näoga, lähed talvel välja ja soovid veidi jumekam olla, siis tegelikult saad sa ilusa õhukese jume omale segades seerumit bronseriga. Merle, aga millised on sinu lemmiktooted Matter of Fact sarjast? Mina kasutasin 2 toodet, üks oli säraandev seerum ja loomulikult ma olen kohe nõus, sest mul on elus põhimõte säraga me ei koonerda. Ja ma arvan, et täna on räägitud, mida kõike head ta sisaldab ja panen käe südamele, tõesti toimis, annab sära. Ja teine toode, mida ma kasutasin, oli Maximalist kreem ja ma näitan teile, mis mulle tohutult meeldib nende kreemide puhul. Esiteks on värv. Ma ei ole sellist värvikreeme kuskil näinud, mulle see värv tohutult meeldib ja teine asi, mis mulle tohutult meeldib. No võtad kreemi lahti nagu ikka ja siis lihtsalt vajutad ja siit tuleb kreem välja. Sa ei pea näppudega ega spaatliga ja millegiga sahmerdama, eriti kui on kiire, nii et see on ka väga hea. Täna ma tõstakski esile 2 Merle lemmikut toodet Matter of Fact sarjast. Ja üks nendest on Matter of Fact Maximalist kreem ja nagu nimigi ütleb, siis Maximalist kreem teeb praktiliselt kõik, mida üks kreem tegema peab ja ta on tõesti naha pikaealisuse võti. Kuna ta silub peeneid kortse, võtab ära pigmendilaigud, ühtlustab naha, kaotab punetuse ja teeb ka naha jume matimaks. Et see on tõesti suurepärane kreem, eriti ka praegu pidude ajal ja meigi allapanekuks. Teine toode, mis on väga paljude lemmikuks saanud, on Brightening seerum. Ja see on nüüd tõesti selline seerum, mille peale sul teinekord võib-olla isegi meiki pole tarvis panna. Ta teeb näo niivõrd kauniks, läbikumavaks ja ta on esimene toode ajaloos, mis on veevaba C-vitamiini seerum. Anneli, kust aga neid tooteid leida võib? Matter of Fact tooted on saadaval Tallinna Kaubamajas, ILU kauplustes, Magda e-poes ja Loverte e-poes.
iluteemaga ka jätkame. Tänu multifunktsionaalsetele juuksehooldusseadmetele on kodus soengu tegemine lihtsam kui kunagi varem. Salongi tasemel tulemusi on võimalik saavutada oma kodus lihtsa vaevaga ja seda tänu Dysoni toodetele. Paljud naised ei kujuta enam elu ilma Dyson iluseadmeteta ette ja nii ka mina. Ning nüüd on neil uues värvitoonis 2 juuksehooldusseadet. Elisabeth, palun räägi neist lähemalt. Jaa, tõepoolest, Dysonil on nüüd lisaks kõikidele teistele kaunites värvitoonides seadmetele juurde lisandunud nii AirWrap kui ka AirStraight imelises heleroosas keramik pink toonis. See on tõesti väga eriline, naiselik ja luksuslik. Aga kui rääkida seadmetest endast, siis need 2 töötavad täiesti erineval põhimõttel. AirStraight on täiesti uus lähenemine sirgendamisele, sest see ei kasuta kuumi plaate. Selle asemel töötab see tugeva, kontrollitud õhuvooluga, mis siis kuivatab ja sirgendab juuksed ühe sammuga. Ehk siis hommikul ei pea enam tegema eraldi föönitamist ja siis sirgendamist, vaid AirStraight teeb mõlemad asjad korraga. Tulemuseks on sile ja pehme juus, aga mitte selline tugevalt sirgendatud juus, pigem loomulik, õhuline ja salongilik föönisoeng. Lisaks kohandub seade ise temperatuuri vastavalt sellele, kas juuksed on siis märjad või kuivad. AirWrap ID seevastu on mõeldud neile, kes armastavad võimalusi ja mängulisust. See on mitmeotstarbeline seade, millega saab teha suuri lokke, pehmeid laineid, anda kohevust juurtesse ja loomulikult ka sileduse. Selle mudeli teeb eriti mugavaks ID-tehnoloogia, mis seadistatakse äpi kaudu siis vastavalt juuksetüübile. Kui juba korra kõik äpis paika panna, siis ei ole vaja enam ise nuppe edasi-tagasi lükata, vaid AirWrap kohandab kuumust, õhuvoolu ja isegi cold shoti automaatselt. Täpselt nii, nagu juustele kõige paremini sobib. See tähendab, et ka täiesti algaja saab kohe professionaalse tulemuse. Ja kuna AirWrap kasutab ainult õhku, mitte intensiivset kuumust, jäävad juuksed elastsed, pehmed ja terved. AirWrapi komplektis on väga palju erinevaid otsikuid, mis võib esialgu segadusse ajada, aga mille jaoks need kõik mõeldud on? Ja kui karpi avada, siis tõesti võib tunduda, et otsikuid on väga palju, aga tegelikult on igaüks mõeldud erineva tulemuse jaoks. Nii on AirWrapiga väga lihtne sobivad soengut siis luua. Kõigepealt on kiirkuivatusotsik, mis valmistab juuksed siis kenasti ette, mitte küll täiesti kuivaks, vaid just nii kuivaks, et lokid ja lained või siledus paremini püsiksid. Seejärel on siis lokiotsikud, mis teevad kas siis suuri klämmlaineid või väiksemaid lokke. Need otsikud kasutavad Dysoni kuulsat õhuvoolutehnoloogiat, nii et lokid tekivad ise. Hoides lihtsalt juukseid, siis otsiku juures teeb õhk ülejäänu ära. Komplektis on ka harjastega otsikud, siluvhari, mis teeb sirge, läikiva tulemuse ja aitab siis taltsutada lendlevaid karvu ning aitab ka kahu vastu. Volüümihari, mis tõstab juukseid juurtest ja annab koheva fööni soengu efekti. Kuid kõige enam tekitab ilmselt segadust koondaotsik. Ühtepidi on see föön, kuid teisipidi siluvotsik. Õhuvool kuivatab juukseid samal ajal, kui otsiku kuju ja pind silub juukse karva, vähendades lendlevaid karvu ja säilitades juuste loomuliku läike. Tulemus on siledam ja pehmem kui tavalise fööniga kuivatades, aga ei vaja täiendavat sirgendamist. Aga kokkuvõttes siis võibki öelda, et AirStraight on täiuslik neile, kes soovivad siis kiiret, siledat tulemust, aga AirWrap on ideaalne neile, kes tahavad erinevate stiilidega mängida, kord lokid, kord lained, kord kohe blowout. Nii AirWrap kui ka AirStraight on suurepärane kingitus igale naisele. Kõiki meie tooteid saab osta meie e-poest või tulla koha peale proovima meie salongi aadressil Maakri 19.1. Oleme B-korpuses. Eriti suurt populaarsust on kogunud need Northern Beauty tooted, millega kodus mugavalt ise keha trimmida saab. Vaatame üht saatelõiku, kus tutvustatakse üht ülitõhusat seadet. Kavitatsioon on maailmas hetkel üks populaarsemaid rasvaemaldusprotseduure, mis lubab ka kiireid tulemusi. Aga Brigitte, räägi palun lahti, kuidas see seade ikkagi täpsemalt töötab? Northern Beauty kavitatsiooniseade töötab nii nagu ka kehasalongides kavitatsiooniseadmed töötavad.
ma ei ole küll spetsialist, aga ma saan 100% väita, et ma olen saanud väga häid tulemusi, et loomulikult tervislik toitumine ja sport, aga 2024, kui ma siis alustasin oma fitness teekonda, tuleb tunnistada, kavitatsioonile tänu sain oma tulemused palju kiiremini ja töötab siis niimoodi, et kõigepealt eemaldate kõik ehted, siis panete aparaadi tööle, panete keeli peale ja kus iganes sul siis rasva on ladestunud, minul on selleks kohaks jalad, nagu paljudel teistel naistel, mõnel on, ma ei tea, kõht ja siis panedki selle keeli peale ja hõõrud. Et seda saab teha siis nii salongis, aga nüüd saab seda teha mugavalt kodus, et iga 5 päeva tagant võid teha ja seni kaua teed, kuni rasvarakk on lõhustunud ja jalad või kõht on selline, nagu sulle meeldib. Aga räägi ausalt, kas see protseduur ise on siis mugav või pigem valulik? Ta ei ole valulik ja see nõuab harjumist, et kui sa sellega hõõrud, siis kõrvades käib selline väike sirin, et see vist peakski olema siis ultrahelist tulenev selline sageduse hääl ja mul on oma rutiin ka, et kõigepealt siis teengi kavi ja hiljem teen infrapunavööd reitele, vanasti tegin lihtsalt matti. Et sorry, mina ei saa täiuslikke tulemusi ilma kavitatsiooniseadmeta. Aga kuhu see rasv siis ikkagi kaob ja kas siis tulemused on kohe märgatavad? Nii nagu mina aru sain ja minu kogemus näitab siis ainevahetuse kaudu, kuna see rasvarakk lõhustatakse, siis ta justkui kaobki õhku, aga see võtab loomulikult aega, et tagasi vaadates selline 1,5–2, ühel hetkel sa märkad, et su jalad on päriselt peenemad. Ja ma näen, et sellel seadmel on veel 2 otsikut. Mis on siis nende eesmärk? Need mõlemad on RF-id. RF kehale, nii nagu ma jällegi aru sain, siis stimuleerib kollageeni, et kui sa oledki rasvast juba vabanemas, siis nahk võib jääda rippuma. 2 lahendust, trenn pluss RF, thank me later. Ja teine otsik on siis RF näole, mida ma veel üleliia kasutanud ei ole, aga nii nagu ma aru sain, siis inimestel koguneb ka lõua alla ja näkku rasva, et põhimõte peaks olema sama. Ja kust seda seadet siis soetada saab? nordenbeauty.com lehel täna ja homme -25% koodiga hooaeg. See kampaania kehtib ka praegu. Sinu aeg särada. Gold time, sinu aeg särada. Faceline, sinu ilu kaitsel. Me kõik püüdleme keskkonnasõbraliku eluviisi poole ja loomulikult tahaks koduski kasutada naturaalseid tooteid, näiteks Castilla seepi, mille peamisteks koostisosadeks on looduslikud õlid ja mis sobib seetõttu ideaalselt just tundliku ja kuiva naha korral. Paljud meie vaatajad on kindlasti juba tuttavad Castilla seebiga, aga Gertrud, milline on selle toote loomislugu? Ja tegelikult Castilla seep ongi siis üks vanemaid ja puhtamaid seebitüüpe. Ta pärineb Hispaaniast ja niisugusest külast nagu Castilla algas see. Ja meie tooted ongi siis väga minimalistlike koostisosadega, et oliiviõli ja kookosõli on siis nagu pealmised, mida me kasutame ja lisaks on veel ka eedelikud õlid, mis annavad toodetele ka head lõhna. 100% vegan, hüpoallergeenne, sobib ka kõige õnnemale nahale. Toode on väga kontsentreeritud, ehk siis kui sa tahad toodet ka pikemalt kasutada, siis saab ka nii-öelda tekitada veega lahuse, et ta vahutab täpselt samamoodi, aga lihtsalt on natukene õrnem kehale. Ja kuna Castilla seep on ka väga mitmekülgne, on tal väga laialdasi kasutusvõimalusi. Mina ise kasutan teda kehapesuks, siis mulle meeldib ka meigipintsleid puhastada ning samamoodi ka väiksed plekid, mis tulevad, mul on vaja kiirelt eemaldada, et see on ideaalne lahendus. Meie kodulehelt Levelehead saab lugeda veel, kuidas kasutada Castilla seepi nii iseendale ja ka kodupidamises. Hilja, kui käisime ka Ameerikas, kohtusime Dr. Jacobsi loojaga Joe'ga, kes siis rääkis meile sügavuti rohkem Castilla seebist. Temal on siis 4-poeline perekond ja ühel neist oli nahaga probleeme. Ja kuna ta ise oli juba kehahooldusvaldkonnas sees,
olid tal kõik eeldused olemas ja ta mõtleski, et ma loon midagi, mis aitaks ka teisi peresi, et saavad siis midagi õrna ja midagi looduslikku kasutada. Et meile väga meeldib sellise inimesega nagu Joe koostööd teha, et ta on väga inspireeriv ja annab meile ka jõudu juurde. Kuuldavasti võib ka lemmikloomi kastiil ja seebiga pesta. Kas see vastab tõele? Jaa, see täiesti vastab tõele, et meil on paljud kliendid ja ka ma ise, meil on kodus koer, et tead küll, et sügisene aeg ja käid palju õues ja siis on, kõik on porine, et tavaliselt ainult veest ei piisa, et mulle näiteks meeldib ka võtta lõhnatud kastiil ja seepi, natukene teha siis vahtu ja teeb kõik töö ära, et ta ei ärrita looma nahka, ta jätab karva ilusti siidiseks ja pehmeks, nii et miks sa peaksid kasutama midagi keemilist oma lemmiklooma puhul, et kui sa ise valid midagi pehmet endale, et siis võiks ka oma lemmikust hoolida. Patrik, miks sina kasutad just kastiil ja seepi? Tegelikult on põhjus väga praktiline ja lihtne, kuna ma tegelen korvpalliga ja ma treenin igapäevaselt mitu korda, siis paratamatult pean ma ka ennast pesema tihti. Ja kuna mul on ka väga tundlik ja kuiv nahk allergiate tõttu, mis on siis süvenenud eriti talviti, siis avaldabki kastiil ja seep väga head mõju minu kuivale nahale. Ja meie kodulehel Levelahead kehtib uudiskirjaga liitudes sooduskood ning ka veel duopakid on võimalus, kui tahad veel raha säästa. Nii et oleme rohkem keskkonnasõbralikud ja hoolime enda kehast ja oma lähedastest. Muide, uudiskirjaga liitudes avaneb teile info, kus on iga nädal väga head pakkumised. Soovitan järele vaadata. Heaolu ja tervislik elustiil võivad avalduda väga erinevates valdkondades ning sageli põimuvad need ka igapäevatöös. Liis, tean, et oled tervisenõustaja, aga millega sa veel tegeled? Mina olengi siis tervisenõustaja, kogemusnõustaja ja ma teen ka tervise podcasti. Nii et kõik, mis puudutab tervist on minu valdkond ja nende asjadega ma tegelen. Et ka tegelikult sotsmeedias ma päris palju võtan sõna tervislike eluviiside kohta ja üldse jagan retseptikesi ja toimetan seal ka mingil määral. Milline mure ajendas sind massaažipüstolit soetama? Minul oli seljavigastus vist, ütleks, et mingi 6 aastat tagasi. Ja siis ma rentisin alguses endale massaažipüstolit ja kui ma sain aru, et see on päris mõnus ja ma saan sellega igapäevaselt ise kodus teha, siis lõpuks ma soetasin sellega endale ja tänaseks päevaks ma kasutangi seda siiamaani. Ma saaks öelda, et mitu korda nädalas, et praegusel hetkel, kui ma teen väga palju erinevaid spordialasid, boksi, padelit, jõusaali jooksu, siis see massaažipüstol on siuke nii-öelda tööriist, mis aitab sul selliste lihaspingetega toime tulla, mis võib-olla massöör nagu nii-öelda ei tegele. Kas või see, et sul käed pealt valutavad või mingisugused lihaspinged on siukesed väikesed, siis sellega saad kodus nii-öelda mõnusalt ise teha. Kui aktiveerida tuleb teatud punkte kehal, on siis vajalikud ka spetsiaalsed teadmised punktmassaaži kohta? Mina ütleks, et ei, sellepärast, et mina ei tea näiteks kõiki neid uhkeid punkte, et pigem kui sa nii-öelda kasutad, siis sa saad aru ka, mis on need nii-öelda valupunktid sul ja kus on selle pinget võib-olla rohkem ja mida sa tahad rohkem mudida ja massaažipüstolil on väga palju erinevaid leveleid, ehk siis kui sul on väga valus, sa saad teha väikeste nii-öelda levelitega ja kui mingi koht tahab rohkem tööd saada, siis saad selle seal maksi tõmmata. Kui ma mingil hetkel pidin käima kord nädalas massööri juures, mis oli suhteliselt kulukas lõpuks, siis tänaseks päevaks ma saangi õhtuti diivani peal 15 minutit suristada oma nagu nii-öelda need kõige rohkem pinges olevad kohad läbi, et see on nagu siuke lihase hoolitsus ja nagu ka mina ütleks, et ennetamine, et sul ei tekiks lihaspingeid ja üldse ka võib-olla mingisugust vigastust. Ja nendel uutel masinatel on üldse ka sellised programmid, et sa saad töödelda lihast nagu valmistada ette trenniks, mis on jälle minu meelest väga nagu kasulik asi just sellepärast, et ennetamine on tervisevaldkonnas hästi oluline ja nende nii-öelda lihashoolduste ja masinatega me saame seda kõike teha. Nii et kellel tekkis huvi, siis Euronixist ja On-Offi kauplustes saab seda imelist aparaati endale soetada.
Olgugi, et järgnevast saatelõigust tuleb juttu Spot robot tolmuimeja võimalustest 2025. aastal, on see mudel jätkuvalt hitt ka sel aastal. Nutika kodulahendused muutuvad iga aastaga järjest arukamaks ja populaarsemaks. Maarjus, mida suudab üks robot tolmuimeja aastal 2025? No see on hea küsimus, et tegelikult tänapäeval aasta 2025 suudavad robotid juba ronida trepist iseseisvalt ülesse. Osadel robotitel on isegi selline käsi küljes, mis korjab sul sokid ülesse, kui vaja, või mingid mänguasju. Aga tegelikult need on rohkem sellised nagu väga ebapraktilised funktsioonid, mis lisavad selle tootele lihtsalt ebamäärast hinda juurde. Et tegelikult inimesed tahavad ikkagi saada sellist lihtsasti kasutatud masinat, aga rääkides nagu Spoti toodetest, siis täna on ikkagi nii, et kui 5 aastat tagasi olid robotid sellised, mis uitasid niimoodi nagu pime kanaringi, eks ole, ühest toast teise ja lõpuks ei leidnud omanik isegi neid kodust üles seda robotit, siis tänapäeval nii, et robotil on sisse ehitatud juba sisuliselt GPS-et ja tegelikult tühjendab ennast ise, et mis on väga hea lisafunktsioon, mis viimastel aastatel on väga plahvatuslikult kasvanud, on see, et kui vanasti oli nii, et pidid iga õhtu või iga 2 päeva tagant seal selle roboti juurde minema paagi ära tühjendama. Nüüd on nii, et inimesed tahavad ikkagi maksimaalset mugavust, et see robot koristab sul nädal aega ja selle aja jooksul tühjendab ennast ise ära, et see näiteks Spotil on selline tühjendusjaam selle juures, et põhimõtteliselt 60 päeva pole sul vaja seda tolmu imet ise tühjendada. Aga milliseid uuendusi või nutifunktsioone Spot F2 mudel pakub? Siis F2 on hea vaikse häälega. Teiseks on tal väga hea pesemisfunktsioon, et paljud ikkagi inimesed vajavad seda pesemisfunktsiooni ka. Ma ei tea, Keter-Jaani ütles, et see F2 on ta kõige parem robot tolmuimeja, mis ta kunagi on olnud ja ta kasutab 80% ajast märkpuhastust. Ja kolmandaks on see tegelikult, et inimesed hindavad väga kõrgelt seda, et meil on 5-aastane garantii tootele. Et selles suhtes, kui teised tavaliselt ikkagi on mures, et neil on 1-2 aasta pärast robotiga mingid jamad on ja siis Spotiga seda muret ei ole. Ja siis üks asi veel, mis ma tahtsin öelda, on see, et sa saad talle keelutsoone ka luua. Et näiteks, et sa ei taha, et see robot pesemisfunktsiooni ajal läheb sul vaipadele või näiteks lähed mingisse alasse puhastama, mida sa ei soovi, sa saad talle keelutsooni panna, ta üldse sinna alasse ei lähegi. Ja nüüd on niimoodi, et kui keegi tahaks seda veel soetada, siis tegelikult ma tahan öelda seda, et laos on veel viimased mudelit, me oleme enamus neid F2-sid juba Euroopasse üle Euroopa laiali müünud, et Eestis on praegu erakordne allahindlus, et tal on 450 € soodustust juba täishinnast, pluss siis kui sa kasutad hooaeg 100 sooduskoodi, saad veel 100 € alla, nii et selles mõttes soovitaks kohe täna-homme meile külla tulla. Hea meel on teatada, et F2 Spoti varud on täitunud ja kellel eelmisel korral kaupa ei jätkunud, siis täna ja homme kehtib see supersoodustus taas. Selline saigi meie tänane saade, kus vaatasime tagasi möödunud aasta lemmikutele. Loodame, et need hetked tõid äratundmisrõõmu ja inspiratsiooni. Las uus aasta kulgeb omas rütmis, tuues kaasa selgust, värskust ja helgemaid hetki. Kohtume juba nädala pärast. Gold Time, sinu aeg särada.